Ja meie jätkame programmiga. Meie järgmine esine on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja tema ettekande nimi on praktilisi näiteid pöördumistest. Tere! Minu nimi on Liisa Pakosta ja ma töötan võrdsete võimaluste volinikuna. See on üks selline väike riigiasutus, mis ühelt poolt nõustab inimesi ja annab õigusalast nõu võrdsete võimaluste teemal ja teiselt poolt me tegeleme siis edendamisega, et ühiskonnas oleks vähem ebavõrdset kohtlemist, vähem diskrimineerimist. Meie tööd reguleerivad 2 seadust, soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus. Ja perekondlike kohustuste täitmine on üks hästi oluline tunnus mõlemas seaduses, mille tõttu ei tohi inimesi halvemini kohelda. Et näiteks kui keegi käib tööl või keegi õpib, siis perekondlike kohustuste täitmise tõttu ei tohi keegi saada halvema kohtlemise osaliseks. Ja see tähendab seda, et me saame tegelikult üsna palju küsimusi, enamasti kas siis töötajatelt, õppijatelt, aga teiselt poolt ka organisatsioonidelt, tööandjatelt, et kuidas ühte või teist asja korraldada, mis on just nende perekondlike kohustuste täitmisega seondub. Nüüd, kui me räägime võrdsest vanemlusest või mõlema vanema võrdsetest kohustustest, siis see on ju hästi oluline teema, mida on nimetatud nii perekonnaseaduses kui ka selles samas soolise võrdõiguslikkuse seaduses, et meestel ja naistel, emadel ja isadel on ühiskonnas võrdsed õigused ja võrdsed kohustused ja omakorda ka lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga. Üks oluline asi, mida ma siiski pean markeerima, on see, et riik oma selles võrdsuspõhiõiguse kaitses ei sekku inimeste eraellu, mis tähendab seda, et perekonna ja eraelu asjad sellest üldisest võrdsuspõhiõigusest on välja arvatud. Aga kui me räägime võrdsest vanemlusest, siis ma saan siin tuua näiteid lugudest, millega inimesed ikkagi meie poole pöörduvad ja kuidas me siis soovitame neid lugusid lahendada. 2 suurt plokki või 2 suurt tüüpi, kus me saame inimeste käest pöördumisi just selle võrdse vanemluse teemadel. Esimene on siis vast kirjeldatav niimoodi, et on koos elanud mees ja naine, neil on sündinud laps või lapsed ja see tööjaotus seal peres on olnud enam-vähem selline, et mees toob raha ja naine kasvatab lapsi. Ja mõlemad on tõenäoliselt kas siis olnud rohkem või vähem rahul selle töökorraldusega või omavahelise ülesannete jaotusega. Ja nagu öeldud, riik tegelikult sellesse ei sekku, et kuidas need ülesanded omavahel jaotatud on. Ja nüüd läheb see paar mingil põhjusel lahku. Ja nüüd arvab enamasti see mees, et nüüd võiks ikkagi teha niimoodi, et kui meil ennem oli niimoodi, et mina andsin raha ja sina kasvatasid lapsi, et siis nüüd pärast lahutust ma tahaksin ikkagi ise ka lapsi kasvatada ja ma tahaksin, et sina, naine, ka omakorda siis ikkagi raha teeniksid. Ja naise arvamus ei pruugi võib-olla nii ruttu selle asjaga kaasa tulla, et tema tahaks, et mees maksaks raha edasi ja tema tegeleks laste kasvatamisega edasi. Et see on niisugune peaaegu et nagu tüüppöördumine. Ja nüüd enamasti siis pöördub meie poole siis isa, mõningatel juhtudel ka siis see ema, et nad ei leia omavahel ühist keelt, nad ei leia omavahel lahendust ja algab siis mõnikord üsna kirglikuks kippuv vaidlus selle üle, et kuidas see laste kasvatamise, lastega koos olemise ja rahalise poole asi peaks olema selles peres siis lahendatud. Õigusliku poole pealt on siin küllaltki suur roll näiteks kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatel ja on siin loomulikult küllaltki suur roll ka perelepitajatel, kohtutel ja rääkimata inimestest endast muidugi. Ja voliniku pädevus ulatub sinnamaani, kus kohaliku omavalitsuse näiteks arvamus laste kasvatamise jagamise kohta on näiteks soostereotüüpselt tehtud. Et siin on siis oluline aru saada seda,
Et veel kord meelde tuletada, et Eesti Vabariik ei sekku sellesse, kuidas inimesed oma eraelu korraldavad, ta ei sea sinna mingeid võrdsuspõhiõiguse reegleid ette, iga inimene on vaba seda ise otsustama, kes kodus nõud peseb ja nii edasi. Aga riigi esindajana kohalik omavalitsus ei tohi siis soostereotüüpide põhjal ette näha seda, et kuidas tuleb lapsi kasvatada. Piiravate soostereotüüpide põhjal ta ei tohi seda ette näha. Meil on selle kohta ka üks põhjalikum arvamus. Selle leiate siin ekraanil olevalt aadressilt või saate ka lihtsalt vaadata lehelt volinik.ee, kus on tegelikult selle soostereotüüpide ja laste kasvatamise kohta rohkemgi infot. Ja seda temaatikat on kirjeldatud ka näiteks meie trükises, mis on olnud erakordselt populaarne ja millest on nüüd juba väga mitu trükki ilmunud, mis on siis kirjad lapsevanemale. See on siis olemas nii eesti keeles kui ka vene keeles ja on ka e-raamatuna loetav. Aga tulen nüüd selle põhiteema juurde tagasi, et kohalik omavalitsus meie praktikas on mõnelgi korral ikkagi väljastanud selliseid arvamusi, et laps peaks jääma ema juurde, sest emadele justkui nagu sobib see laste kasvatamine paremini ja et isa, kuna isa ei ole lapsega koos olnud, et äkki ikkagi laps kasvaks suuremaks ja alles siis isa hakkaks vaikselt selle lapsega nagu suhet looma. Et selline ettekujutus sellest, justkui nagu naistel oleks mingisugune eriline kaasasündinud omadus olla lapsega hästi palju koos ja justkui nagu isadel sellist kaasasündinud omadust ainuüksi nende isikukoodi esimese numbri tõttu ei oleks, et seda nimetatakse siis selliseks piiravaks soostereotüübiks ja sellise piirava soostereotüübi kasutamine on siis tegelikult seadusega keelatud. Ja eriti rangelt on ta siis keelatud avalikul sektoril ehk siis sellel samal näiteks kohalikul omavalitsusel, kui ta seda hinnangut annab. Et sellist ettekujutust, et justkui nagu laps olemuslikult sobib naise juurde paremini kui mehe juurde, et sellise piirava soost tuleneva piirangu seadmine on seadusega keelatud. Ja kui me mõtleme sellele, et tõesti see inimene saab sellise hinnangu kätte, näiteks isa saab sellise hinnangu kätte, et ta soost tulenevalt kuidagi tohiks alguses ainult kaugelt vaadata seda last. Rõhutan siinkohal igaks juhuks üle, et need arvamused, mida me oleme vaadanud, ei ole sisaldanud ühtegi viidet mitte mingisugusele koduvägivallale ega muul moel, et see ei ole välja toodud, et see isa kuidagi mingi oma tegevusega või käitumisega või oma ettevalmistuse poolest ei sobiks last kasvatama, vaid kus ongi just välja toodud seda ema ja isa rolli suhtes erinevat uskumust ühiskonnas, mis väljendub selle piirava soostereotüübina. Ja kahjuks oleme kuulnud ka selliseid arvamusi siis muudeski avaliku sektori asutustega suhtlemistest, et kus arvatakse, et ema lahendab neid asju lapsega paremini kui isa ja see arvamus tugineb ainult siis sellel piiraval soostereotüübil. Sellel ei ole ka mitte mingisugust seost näiteks lapse imetamisega, rõhutan siin igaks juhuks ära, et on täiesti võimalik ju korraldada elukorraldust niimoodi, et laps saab ema rinnapiima ikkagi edasi, kuigi laps vahepeal veedab aega isaga. Et kõik asjad on võimalikud, kui seda asja korraldada. Volinikuna ma loomulikult ei ütle, et kuidas nüüd üks või teine pere peaks neid asju korraldama, ma lihtsalt selgitan seda õiguslikku tausta, et ainuüksi sootunnuse tõttu ei tohi me pidada ühte lapsevanemat lapsega suhtlemisel paremaks kui teist lapsevanemat. Ja kui me tuleme selle pere juurde tagasi, kes meil oli see näidispöörduja, ehk kus see isa oli siis keskendunud raha teenimisele ja ema oli keskendunud laste kasvatamisele ja pärast lahkuminekut tuli tegelikult need elurollid ümber mängida, ehk et naine peaks siis ka hakkama rohkem nagu raha teenimisele mõtlema ja mees soovib siis jätkata oma isa rolliga, nende lastega edasi kohtuda, siis muidugi need järsud muudatused pereelus võivadki olla keerulised ja ümberharjumine senise rollijaotusega võib olla keeruline. Nii et kui me räägime ühiskonnas sellest, et juba koolinoortegi ettevalmistus
niisuguseks pereelu korraldamiseks ja koduste tööde tegemiseks ja kõigeks selleks, et peaks ka olema vaba nendest piiravatest soostereotüüpidest, et siis me tegelikult ei räägi sellest, et naisi ja mehi pole olemas või naiselikkust ja mehelikkust pole olemas ja emadust või isadust pole olemas, vaid me räägime praktilisest elukorraldusest ja tegelikult ka ju traditsioonilisest peremudelist, kus nii ema kui isa, vanemad kui vanaisad on laste kasvatamises aktiivselt osalenud ja samal ajal ka väga tublisti tööd teinud. Nüüd, kui me vaatame seda teist nii-öelda näidispöördumiste seeriat, siis see on selle esimesega mõneti seotud ja see on siis seotud ka selle praegu ühiskonnas väga aktuaalse teemaga, et kuidas selle elatisraha maksmisega siis ikkagi need lood on. Et teadupoolest Justiitsministeerium on välja pakkunud siis uue eelnõu. Sellel on väga palju läbirääkimiste voorusid ja tutvustuste voorusid, et kuidas me Eesti ühiskonnas ikkagi korraldame seda elatisraha maksmist. Ja tuleme nüüd korraks tagasi üks samm sellest elatisrahast ja mõtleme selle laiemale pildile. Ja volinik saab üsna sageli nüüd, just seoses selle uue eelnõuga, on meil palju selliseid küsimusi, et no see uus kord on nüüd nii ebaõiglane ja kuidas niimoodi, et mu seda elatisraha vähendatakse ja kas keegi lastele ka mõtleb ja nii edasi, nii edasi. Ja need küsimused on tõesti õigustatud, kui loomulikult, et see võibki tähendada paljude perede jaoks suurt muutust, aga tuleme sellest kõigest korraks üks samm tagasi. Ja mõtleme selle peale, et no mida on meil üldse laste kasvatamiseks vaja. Meil on üldse laste kasvatamiseks vaja aega ja materiaalseid vahendeid, raha. Ehk et laps vajab emalt ja isalt aega ja laps vajab emalt ja isalt, keegi peab kinni maksma elektriarved, keegi peab ostma need koolivihikud, keegi peab ostma selle talvejope või talvekombe ja mütsid, et vaja on materiaalseid vahendeid, lihtsustatult siis raha ja vaja on aega lapsevanematelt. Ja kui me seda kokku paneme, siis me näeme tegelikult ju seda, et kui on vanemad läinud lahku, ehk nad mõlemad ei ela enam samas leibkonnas, nad mõlemad ei ela enam ühes kohas koos, nad peavad omavahel hakkama seda aega ja raha jagama. Siis mida me näeme oma töös nende pöördumiste pealt, mis volinikuni jõuavad, isegi siis, kui nad ei ole otseselt meie pädevuses, me ikka püüame inimesi kuidagi edasi aidata või vähemalt õigesse kohta suunata. Aga mida me näeme ka kohtuvaidlustest, on see, et mõnikord räägitakse ainult rahast. Ehk et tõepoolest võib juhtuda, et kohtusse jõuabki ju ainult see elatisraha lahendamise küsimus. Aga sellest aja poolest sellisel juhul ei räägita või räägitakse ainult vähe. Teisest küljest on olemas ka sellised pöördumised, kus meie poole pöörduvad näiteks emad, kes on väga mures selle pärast, et nemad on kohtult taotlenud võrdset ajajaotust siis lastega ja nad ei taotlegi seda elatist. Nemad tahavad, et see isa mitte ei maksaks raha, vaid tegeleks ajalises mõttes nende lastega. Ja see nüüd lööb nagu seda süsteemi justkui nagu sassi. Et et me räägime siin, et mis see elatise suurus on, et me selle ajaga ei tegele. Ja kuni ma väga pean lugu kohtusüsteemist ja enamik kohtuistungeid nende probleemidega üldse ei põrku ja kõik on väga hästi korraldatud, aga lihtsalt on mõned markantsed näited, mis siis meieni on jõudnud, et kus näiteks kohtunik on ema poole pöördunud, et kuulge, et te olete siin oma kulude üle näiteks arvestuse teinud, et miks te kasutate poolfabrikaate, et te saaksite palju odavamalt läbi, kui te kogu toidu ise valmistaksite. Aga see konkreetne ema oli kõrgharidusega oma ala spetsialist, kes vajaski seda aega selleks, et teha ühtlasi ka oma tööd edasi. Ja tema oli ka see, kes taotles siis näiteks, et hoopis tõsta seda aega, mis isa lastega veedab. Ja nüüd nii kummaline, kui see ka pole, siis see on võib-olla keerulinegi lahendada, et kuidas niimoodi, et me peame üheaegselt lahku läinud peredel aitama siis riigi poolt, kui inimesed on riigi poole pöördunud, näiteks kohtu poole pöördunud või lepitusteenistuse poole pöördunud või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate poole pöördunud, et kuidas me
nõustame, kuidas me jõuame selleni, et see rahaline jaotus ja siis see ajaline jaotus oleks võrdselt jaotatud mõlema vanema vahel. Ja siin me kohtume jällegi väga suure hulga just nende piiravate uskumustega, mis ei pruugi olla relevantsed. Mõnikord need võivad olla kohased, aga ei pruugi. Et no näiteks seesama jutt, et lapsel on ikka kohe kole kurnav, kui ta mõlema vanemaga ühepalju aega veedab. Mis mõttes? Et mille alusel me seda nagu võtame? Või et lapsele on ikka kole raske ja kole keeruline, et kui teda sunnitakse isaga suhtlema. Ja see võib tõesti olla keeruline, kui isa üldse ei taha selle lapsega suhelda. Et siis tuleb natuke mõelda, et kuidas me ühiskonnana oleme selleni jõudnud, et see laps ei taha isaga suhelda. Või et mis on nagu palju varem sealt siis valesti läinud või mida me saaks ennetavalt teha. Ja kui need on üksikute siis paaride, kes lahutavad, enamasti lahutusega seonduvalt tulevad need küsimused üles, aga kui me vaatame suurt pilti terve ühiskonnana, kui me vaatame terve ühiskonnana seda sama ajaressursi ja materiaalse ressursi küsimust, siis me ju tegelikult jõuame selle meeste ja naiste võrdsete võimaluste läteteni. Ehk et minu kui võrdsete võimaluste voliniku tuumküsimuseni, et mida me saame ühiskonnas teha, kuidas me saame ühiskonnas elu korraldada niimoodi, et meestel ja naistel oleksid võrdsed võimalused laste kasvatamisel, eakamate inimeste hooldamisel, kodutööde tegemisel, tööalaselt, karjäärialaselt, aga ka oma isikliku arenguga tegelemisel. Et kui me täna ikkagi ajauuringutest teame seda, et naised kulutavad 2 korda rohkem aega kodutöödele kui mehed ja see jaotus ei ole sugugi seal võrdne, et kas me peame näiteks otsuseid tehes, olgu see kohtus või lastekaitsetöötajate poolt, et kas me peame ikkagi sama mustrit nagu sunniviisiliselt jätkama. Et kas me peame tekitama sellise suletud ringi, et et teie olete siin siiamaani olnud rohkem kodus, teie olete siin siiamaani rohkem teinud kodutöid, te olete siin siiamaani rohkem aega kulutanud lapsega koos olemisele, et me nüüd riigi otsuse toel jätkame seda sama ringi. Või on see hetk, kus inimene on nüüd pöördunud abipalvega riigi poole, et nüüd tuleb meil elukorraldust muuta seoses lahutusega või lahkuminekuga, või on hoopis see hetk, kus tegelikult peaks hakkama nügima seda võrdsemat jaotust, et see ajaressurss ja see raharessurss või siis materiaalne ressurss oleksid mõlemad võrdsemalt jaotatud meeste ja naiste, isade ja emade vahel. Et ma nüüd väga vabandan, kui kedagi see mõtteviis ärritas või häiris, sest ta tõesti mõnevõrra ju erineb võib-olla sellest, kuidas inimesed automaatpiloodi peal mõtlevad. Et automaatpiloodi peal kipub väga kergesti tulema see, et lapsed, ema sobivad kokku, lapsed, isa, isa võib seal kuskil kaugel olla. Aga just sellest automaatpiloodi peal mõtlemisest lahti raputamiseks ma täna seda juttu ju tegelikult rääkinud olengi. Et kokkuvõttes siis ma soovitaksin mis tahes otsuseid tehes, just nimelt avaliku sektori esindajate poolt, olgu see avaliku sektori esindaja siis mis tahes otsustuskoha peal, ikkagi meeles pidada seda, et seadusandja tahtel on meil lastel õigus suhelda mõlema vanemaga, on meil lastel õigus saada osa mõlema vanema ajast ja siis sellest materiaalsetest hüvedest või materiaalsete vajaduste rahuldamise poolest, on meil nii isadel kui emadel, vanaemadel kui vanaisadel mõlemal õigus nii lastega tegeleda, ka kohustus ühtemoodi lastega tegeleda, kui ka õigus siis tööalaselt või oma hobidega või isikliku arenguga tegeleda. Et need on seadusandja tahtel ja ka põhiseaduslikus mõttes meil ikkagi võrdsed. Ja kuidas seda siis täpselt sätitada, et selle täpse sätitamise puhul tuleks need piirangud, piiravad uskumused kõrvale jätta ja minna edasi avatud pilgu ja laste tegelike huvidega. Suur aitäh kuulamast!
Aitäh võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta eluliste näidete eest. Kas ma saan õigesti aru, et meie riigis on olukord selline, et seadused on nagu üks teema ja praktika võib olla natuke nagu siis teine? Isegi väga palju teine, et tõesti, et kui meil on nii soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis ütleb seda, et kõikides olukordades on emadel, isadel, vanaemadel, vanaisadel võrdsed kohustused, võrdsed õigused, seda sama kordab sõnaselgelt ka perekonnaseadus, võrdsed kohustused, võrdsed õigused, lapsel õigus mõlema vanemaga suhelda ühtemoodi, et siis praktilistes lahendustes ikka kipub see sisse, et laps justkui sobib nagu rohkem naisele ja mehe asi on siis töö ja raha. Aga natuke võib see olla ka seotud meie kultuuriga, et võib-olla need samad emad ja isad ei oskagi ka elu teisiti näha. Et kuidas seda muutust siis esile kutsuda, et julgustada siis emasid rohkem ära andma siis vastutust isadele ja vastupidi, et isasid võtma rohkem kohustusi ka kodus? Kõige parem vastus ongi selles samas kultuuris endas. Tegelikult see muutus või see ettekujutus, et naine tegeleb lastega ja mees tegeleb hoopis muude asjadega, see on väga-väga noor. Kui me läheme oma kultuuris, oma juurtes ainult 2 sammu tagasi, siis me näeme ju seda, et nii mehed kui naised on tegelenud nii laste kasvatamisega kui ka majapidamistöödega või üldse töödega ja pere elatamisega, et väga toredad olid ju ka eelmises ettekandes need fotod, kus laps on isal süles ja isa ju tegeleb sellega täie panustamisega. Et selles mõttes ma ei ole nõus, et see on mingi kultuurinähtus, see on mingi väga lühiajaliselt eksisteerinud piirav stereotüüp, et mehed tegelevad tööga ja naiste asi on see laste värk, et see ei ole kultuurist tulenev. Me enne meie siis ametlikku videosilda vahetasime mõtteid ka selles osas, et tegelikult väikelapsele on kasulik erinevate täiskasvanutega kokku puutuda ja tegelikult vajavad nad palju rohkem kontakte, kui seda pakuvad ema ja isa selles peres. Et Jaan Aru, ajuteadlane, on tulemas meile ka hiljem paneeli rääkima ja tema on seda teemat ka uurinud. Et kuidas sa nagu näed, et sa tood näiteid elust vanadel eestlastel ja nüüd me võrdleks siis tänase päevaga, et vanad eestlased selles mõttes elasid ka üldsegi mitte siis kauges minevikus, ikkagi palju kogukondlikumalt. Et kuidas seda lõhet nagu ületada, et täna on ikkagi pered väga üksi? No, kui me nüüd jällegi vaatame julgemalt seda pilti, siis me saame ju öelda, et kõik need lastehoiud, lasteaiad, kool, mis pakuvad ju tegelikult väga palju tegevusi juurde, natukene asendavad seda kogukondlikku tuge. Et see ei ole ju sugugi ainult lapsevanema õlgadel. Aga tõesti see päris algus, see esimesed kuud, mõnikord esimesed aastad kipub olema see aeg, kus ema koormus on ajaloolist traditsiooni silmas pidades ebamõistlikult suur just nimelt tänapäeval ja praegu. Ja need töökatkestused, mis näiteks sellega kaasnevad, no see ongi see meie sooline palgalõhe, see ongi meie erinev pension tulevikus ja majanduslik kindlustatus, see on ka meie varalõhe. Et see ei ole tegelikult majanduslikult mõistlik ja kui uskuda tõesti väga erinevaid uuringuid, siis lapsele on väga varajasest vanusest alates kasulik loomulikult saada emapiima, aga selle kõige kõrval ka suhelda, olla koos erinevate täiskasvanutega, et mis tema arengule on ju äärmiselt vajalik. Kuidas sina näed seda võimalust siis just seda lapse varases eas, kus ema on otsustanud näiteks pikemalt imetada kui 6 kuud või aasta isegi, et kuidas siis selles peres saab rohkem seda võrdsust püüelda? No igaüks lahendab seda asja nii, nagu tema kõige õigemaks peab, aga kui iseendas võib-olla see piirangute plokk vabaks lasta, siis tegelikult on ju võimalik last väga edukalt imetada ja selle kõrvalt ikkagi kas siis osaajaga teha tööd, teha rohkem kodus tööd, sõltuvalt töö iseloomust või siis
nii nagu ka meie esivanemad on teinud, et ema viis hälli heinamaale, et väga paljud tööandjad ju pakuvad seda võimalust, et sa saad lapsega koos tööl käia, heakene küll, praegu on meil koroonapandeemia, noh, kontakte tuleks vähendada ja nii edasi, aga jällegi on terve rida erinevaid võimalusi, kuidas saab seda imetamist väga edukalt jätkata, samal ajal mitte teha seda pikka töökatkestust, et selline olukord ei ole ajaloos kunagi olnud, et ema ja laps on korteris, ei alusta päeva hommikul kell 5 või kell 6 lehmalaudast raskete töödega õhtuni välja. Et tegelikult meil tasub mõelda sellele, et mis on lapsele kõige parem, aga mis on ka mulle endale kõige parem. Just, et kas see on vaimselt tervislik olukord, et ema ja laps viibivad suure osa ajast kahekesi ja võib-olla siis korteri seinte vahel. Nojah, et ei maksa selles mõttes jällegi igale perele sobib erinev lahendus, aga teame ka uuringutest seda, et kui näiteks isad on lastega kodus, täpselt selle sama vana lapsega, siis isad palju rohkem tegelevad oma tööasjadega ja palju vähem koristavad. No, mul tekkisid mälupildid sellest ajast, kui mul endal oli beebi vankris ja ma ka väga armastasin teha väikseid siis nagu osaaja töö selliseid otsi ja valmisid ka raamatud niimoodi, et ma kärutasin kohviku juurde, sellise kohviku juurde, kus oli suur aken. Ma sain jätta vankri teise poole akent ja ise siis selles kohvikus arvuti taga töötada. Siis küll ma olen täpselt sama asja teinud. Siis küll juhtus ükskord, et üks ameeriklane hüppas kohvikusse ja hõikas üle saali, kelle laps on õues, kes on jätnud oma beebi õue. Ta oli šokeeritud sellest, et ta keset talve oli üks beebi jäetud vankris üksi tänavale. Aga see on tema traagika. Et me oleme nagu selles mõttes väga õnnistatud olukorras siin Eestis, et me saame niimoodi vabalt usaldavas siis atmosfääris oma beebide ja väikelastega liikuda ja olla paindlikud selles. Aga raha ja aeg, need on nagu kaks sellist suurt väärtust. Ma saan aru, et siin on nagu võiks veel toimuda mitmeid arenguid, et me mõistaksime, et aeg on sama või isegi palju tähtsam väärtus kui raha. No kui me lapse pilguga vaatame, siis laps vajab ju vanematelt kõige rohkem seda aega ja ta vajab seda aega mõlemalt vanemalt. Ja kui me vaatame vanema pilgu läbi, siis tõesti lapsel on vaja ka jope osta, eks ole, või tal on vaja koolivihikud osta ja nii edasi, et raha läheb ka vaja. Aga kahjuks tõesti väga paljudel juhtudel, meie vähemalt oma töös näeme, vaatab just avalik sektor ainult seda raha poolt ja see aeg nagu unustatakse täiesti ära. Aga tegelikult on selles ajas kinni peaaegu kõik, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, naiste ja meeste võrdsetest võimalustest, siis see sama aeg, mis naistel kulub hoolitsemiseks laste ja kodu eest, on just see, mis takistab ju nii-öelda eneseteostust töises vallas või hobidega tegelemist ja kõike seda. Et tegelikult, kui me räägime võrdsetest võimalustest meeste ja naiste vahel, siis on see aeg seal kõige rohkem fookuses ja veel kord seda sama aega vajab ka see laps. Ehk laps vajab mõlemalt vanemalt ühepalju aega ja tegelikult terve ühiskond vajab seda, et nii mehed kui naised seda aega sinna panustavad, mitte ainult me ei räägi rahast. Et ma väga loodan, et see suur ühiskondlik muutus tuleb tagasi. Mitte me ei tee midagi uut, mingit revolutsioonilist asja, vaid et me selles mõttes ühiskonnana ikkagi liigume tagasi sellesse traditsioonilisse aega, kus mõlemad vanemad panustavad ajaliselt ka laste kasvatamisse ühteviisi. On ju jagatud vanemlus tähendab ka ju seda, et mõlemad vanemad pühendavad lapsele aega vähemalt 35% siis sellest kogu ajalisest summast. Aga suur aitäh, Liisa. Siin on sulle tänutäheks väike kingitus. Aitäh. Ma usun, ma tean, et sulle meeldib see.